Tere tulemast pühapäevakooli. Minu nimi on Salome. Nii tore, et sina ka tulid pühapäevakooli. Kui sul on kodus mõni vend või õde, kes veel pole vaatamas, siis kutsu tema ka kaasa. Alustame meie pühapäevakooli küünla süütamisega. Kas tuli põleb? Väga väike leek on. Nüüd tuleb suur puumere. Siis teeme alguspalve. Pane käed kokku ja silmad kinni ja kui sa meie isa palvet ei oska, siis sa võid ikka keskenduda ja kuulata, mis me teised palvetame. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Täna meil on teemaks püha õhtusööma aeg ja need mõned juhtumid, mis juhtusid neljapäeva õhtul ülestõusmispühade nädalal. Seda öeldakse ka vaiksel nädalal. Nüüd on meil altaril natuke teisi asju ka. Kas sa näed? Siin on leiba. Vaata, mis see võiks olla? Eelmisel korral me rääkisime sellest, kuidas Jeesus tuli jüngritega Jeruusalemma linna. Jüngrid tähendavad tema õpilased. Ehk siis Jeesuse sõbrad, kes kuulasid Jeesust ja tahtsid teada, mis ta räägib. Täna me räägime sellest, kuidas Jeesus ütles Peetrusele ja Johannesele, et nemad mingu linna ja seal peaks olema mees, kes kannab veekruusi. Tol ajal veekruusi kandmine oli naiste töö. Nii et see pidi olema väga lihtne leida selline mees, kes kannab, sest seda oli kohe näha, et oi, midagi erilist. No siis, kui nad leidsid selle mehe, kes kandis veekruusi, Peetrus ja Johannes pidid küsima, et kas peremees võiks anda neile ühe toa, et nad võiksid sinna teha paasa püha talle söömeaja õhtusöögi. Ja nii Peetrus ja Johannes läksidki linna ja kõik oli nii, nagu Jeesus oli ütelnud ja see peremees andiski neile sellise külaliste toa, kus nad said seda õhtusööki teha ja nad valmistatasid kõik valmis ja Jeesus tuli sinna oma jüngritega laua äärde. Tol ajal see oli selline väga madal laud, nii et nad istusid põrandal või siis väikse vaiba peal või isegi lamasid. Kas poleks tore lamada maa peal ja siis süüa sööki? Nii nad siis sõid ja see oli väga tähtis neile, sest Jumal oli ise selle seadnud, selle õhtusöögi ja nad pidid sellega meelde tuletama, et kuidas Jumal Iisraeli rahva Egiptuse orjusest välja päästis. Seal olid teatud asjad, mis nad pidid valvetama ja kuidas pidi sööma ja Jeesus tegigi midagi erilist. Jeesus võttis leivatüki ja ta palvetas, kiitis Jumalat. Jeesus murdis sellest leivast tükid ja andis kõigile. Jeesus ütles, see on minu ihu. Jeesuse ihu. Aga Jeesus oli ju seal nende kõrval. Mis asja see võiks tähendada? No aga siis Jeesus jätkas asja. Ta võttis veinikarika. Seal oli veini, mis on tehtud viinamarjadest. Ja Jeesus ütles, et see on minu veri. Võtke ja jooge. Ja nii kõik jüngrid imestasid ja vaatasid ringi, et mis Jeesus räägib ja nad ikka kuulasid sõna ja tegid nagu Jeesus ütles. Ja
siis Jeesus ütles lõpus, et tehke seda minu mälestuseks, pattude andeks andmiseks. Kas sa oled kuulnud neid sõnu kuskil? Kas näiteks kirikus on kunagi neid sõnu üteldud? Jah, kirikus on ju see hetk, kui me läheme sinna armulauale, kiriku ette ja seal kiriku õpetaja võtab selle karika ja leivad ja õnnistab ja ütleb, et see on Jeesuse ihu ja Jeesuse veri ja me saame neid süüa pattude andeks andmiseks. Tavaliselt väiksed lapsed veel ei saa seda süüa, sest see on midagi väga raske aru saada. Aga siis, kui on leerikooli ära käinud, siis saab minna. Ja vanemad seal tavaliselt ju käivad ja siis võib ikka kaasa minna ja kirikuõpetaja tavaliselt ikka õnnistab lapsi ka. Aga see on midagi väga tähtsat, mis Jeesus ise ütles, et me peame tegema. Jüngrid sellest veel aru ei saanud, aga nad tegid ikka ja nad said hiljem aru, siis kui Jeesus oli surnud üles tõusnud, et tõesti see ongi pattude andeks andmiseks mõeldud see komme. Aga Juudas, temale see tundus väga imelik ja ta oli juba varem mõelnud, et Jeesuses on nüüd midagi valesti ja talle ei meeldinud kõik asjad ja siis ta oli kuulnud, et ülempreestrid otsivad Jeesust. Ja Juudas läks siis keset seda paasa söömist ja läks sinna ülempreestrite juurde ja teate mis? Juudas reetis Jeesuse. Need ülempreestrid olid juutide juhid, kes ei tahtnud, et Jeesus räägiks Jumala armastusest ja kuidas tuleb elada Jumala tahte järgi. Ja nii siis need ülempreestrid andsid Juudale 30 hõberaha selle eest, et Juudas reedaks Jeesuse ja ütleks, et kus ta on ja milline mees ta on. Pärast seda sööki need teised jüngrid ja Jeesus läksidki ära sealt nende külaliste majast ja nad läksid sellisesse Getsemani aeda. See oli väga ilus, kus olid ilusad lõhnad ja lilled ja puud ja seal neil oli väga rahulik olla ja koos viibida, kuigi oli väga pime öö juba. Aga nad tavaliselt läksid sinna veel palvetama. See oli nende selline tavaline koht. Ja tookord Jeesus oli väga mures ja tahtis rahulikult saada palvetada ja ta küsis, et kas tema jüngrid ka palvetaksid ja kuigi oli väsinud, et ikka nagu üles hoiaksid ja teate mis? Nad ei jaksanud. Nad jäid magama. Oi. Siin piiblis on pilt ka olemas sellest, kuidas Jeesus läks sinna kive juurde ja ta palvetas ja Jeesus ütles, et Jumalale, et minu isa, kui see on võimalik, mingu see karikas minust mööda. Ometi sündigu sinu, mitte minu tahe. Jeesus oli väga murelik, sest ta teadis, mis tuleb toimuma ja Jeesus tahtis seda kinnitada, et ta teeb küll, mis Jumal tahab, kuigi see on talle väga raske. Siis Jeesus läks nende jüngrite juurde ja ta avastas, et nemad kõik magavad. Jälle. Ta äratas neid jälle üles ja palus jälle, et palun palvetage minuga koos. Aga jüngrid ei saanud aru, et miks nüüd nii eriliselt pidi palvetama, et täitsa tavaline õhtu on ju. Ja nii hilja, et tahaks ju magama minna. Aga siis tuligi väga kurb asi, sest et see Juudas, kes oli Jeesuse reetnud, tuli sinna Getsemani aeda nende ülempreestrite ehk siis juutide juhtidega ja ta
näitas, et kus Jeesus on ja sõdurid võtsidki Jeesuse vangi. See oli väga kurb lugu ja kõik jüngrid ärkasid küll üles ja olid väga ehmunud, et appikene, kas meid ka võetakse vangi, et mis Jeesus nüüd on teinud ja appi, siis nad jooksid ära, jooksid kaugele minema. Jeesus võeti kinni ja vangistati ja ta viidi kohtu ette. Aga Peetrus, tema oli natuke võib-olla julgem. Ta tahtis teada, et mis Jeesusega juhtub ja Peetrus läks sinna Jeesuse järgi ja seal õhtusööma ajal Jeesus oli rääkinud sellest natuke, et ta peab kannatama ja Peetrus oli ütelnud, et mina küll sind ei salga ja mina pean alati olema sinuga koos ja isegi kui Jeesus peaks surema, siis Peetrus ütleks, et mina küll surem sinu eest. Aga Jeesus oli ütelnud, et enne kui kukk täna hommikul laulab, siis sa salgad mind 3 korda. Peetrus ei uskunud ja Peetrus tahtis minna sinna Jeesuse järele. Ja siis Jeesus viidi sinna kohtu ette ja Peetrus jäi natuke eemale sinna, kus teised inimesed ka vaatasid ja lõkke ääres olid ja seal oligi üks tüdruk, kes nägi Peetrust ja ütles, et hei, sina tunned ju seda meest. Aga Peetrus ütles, ei, ma ei tunne, ma ei tea, mis sa räägid. Siis tuli keegi teine mees ja ütles, et sina küll oled olnud selle Jeesusega koos seal linnas. Aga Peetrus ütles, et ei, ma ei tunne seda meest. Siis tuli 3. korda. Keegi ütles, et see on kindlasti Jeesuse sõber. Ja Peetrus kõva häälega, valju häälega ütles, et ei, ma ei tunne seda meest. Ja teate mis? Kukk hakkas kirema. Ja Peetrus, selle tuli meelde, oi, aga see Jeesus ju ütles, et mina täna, enne kui kukk laulab, mina salgan Jeesuse. Ja Peetrusele tuli nii paha meel selle üle. Mis see salgamine tähendab? Peetrus valetas, et ta ei tunne Jeesust, kuigi ta päriselt tundis. Ta oleks pidanud ütlema, et ta on Jeesuse sõber, aga Peetrus ei julgenud. Ma arvan, et ta kartis seda, et äkki tema ka võetakse vangi, kui ta ütleb, et ta on Jeesuse sõber. Ja sellepärast ta siis ütles, et ta ei tunne Jeesust. Mis sa arvad, kas see oli õigesti tehtud? Ei olnud. Alati peab tõtt rääkima, isegi kui sa kardad seda, et mis teised selle üle ütlevad. Ja Peetrus ei teinud seda õigesti, ta valetas ja Peetrus hakkas nutma ja ta jooksis sealt minema ja ta oli nii kurva meelega, et nüüd Jeesus on vangi pandud ja tema on selle Jeesuse salganud ja oi, mis küll nüüd saab. See oli väga raske öö temale. Ta ei saanud ju isegi minna Jeesuse juurde ja ütelda, et ta saaks andeks paluda ja niimoodi parema meele endale. See oli väga raske neljapäeva õhtu ja neljapäeva ja reede vastane öö. Järgmises pühapäevakoolis me räägime seda juttu edasi, kuidas siis läheb ja ma juba teile võin ütelda, et tegelikult läheb kõik väga hästi. Sest Jeesus on ju Jumala poeg ja Jeesusele on kõik võimalik ja see oli kõik Jumalal juba ette nähtud, et mis peab juhtuma ja mis pärast. Mis asjad meil nüüd siis peaksid meelde jääma täna? Esimene oli see leib ja see vein, et me saame meie patud andeks, kui me seda palume Jeesuse käest. Sest Jeesus on ise ütelnud, et ta annab meile patud andeks ja me saame seda tema käest paluda.
ja teine asi oli see, et siis kui Jeesus palub, et me peaks palvetama, siis ikka palvetame. Siis ei jää magama. Aga keset tööd, kui väga väsinud oled, siis võib ikka jääda magama. Ja kolmas asi on see, et ei tohi valetada. Kui sa oled Jeesuse sõber, siis ikka ütle teistele seda, kui nad küsivad ja mis siis, kui nad arvavad, et sa oled natuke imelik või nad ei saa aru, et mis see tähendab, sest siis sa võid ju ütelda, et sa oled täitsa tavaline inimene ja sulle meeldib Jeesus ja sulle meeldib olla tema sõber. Nüüd on meil aeg meisterdada. Nüüd on aeg meisterdada. Täna meisterdamiseks on vaja käärid, punast pappi või paberit, liimi, vildikad ning suled, mis on poestustetud või kohvifilter. Joonista punasele paberile kukk, võta sulg ja liimi see temale sabaks. Kui sul pole sulga, siis värvi kohvifilter, lõika sellest suled ja liimi need kukke peale. Nii saadki valmis oma väikse kukke. Nüüd need meisterdatud kuked tuletavad meile meelde, et me ei tohi valetada. Kui me oleme Jeesuse sõbrad, siis ikka tunnistame seda teistele inimestele ka. Nüüd on meil aeg lõpupalvele. Armas Jumal, aitäh, et sa juhid meie elu. Aitäh, et siis, kui me valesti teeme, sa aitad meil sellest mööda minna ja sa annad meile alati andeks, kui me palume. Anna meile andeks kõik meie patud, mis me oleme valesti teinud ja valetanud. Aita meil aru saada Jeesuse teekonda ristile ja ülestõusmisele. Kuule meid oma armsa poja Jeesuse nimel. Aamen. Nii tore, et sa olid jälle pühapäeva koolis minuga koos. Nüüd on meil lõpulaulu aeg, aga enne seda puhume küünla ära. 1, 2, 3. On palju puuvilju, mis turul saadaval, pirnitõunad kõigil